selle hamburgeri näitel on mul tavaks rääkida pildi töötlemisest, sellest, kuidas pilti ilusaks teha. Ja protsess iseenesest on äärmiselt lihtne. Alustame pihta sellest, et vaatame, milline on selle pildi värviruum ehk image adjustments levels. Ja siin on nüüd näha, et milline on selle pildi histogramm, kui palju on mingi heledusega punkte. Vaadates läbi RGB ehk täisvärvi tundub, et ta on isegi üsnagi pimedast otsast heledani. Ja mis nüüd siin tehakse on see, et kuna see on nüüd nii-öelda väljund värviruum ehk siis mustast valgeks, tumedast heledaks, siis kui meil siin tumedas otsas on mingisugune ala, mis on kasutamata, siis see jääks kasutamata väljatrüki puhul ja kui niikuinii on trüki kontrast paberi peal väiksem kui looduses, siis pole mõtet seda väiksemaks, et üldiselt tõmmetakse siit natukese seda siia poole ja niimoodi piiratakse see ala ära. Saavutatakse siis see, et uus tulemuseks olev pilt on vastavalt välja venitatud, sellest tekivad need sellised üksikud triibud siia sisse, see on täiesti normaalne või õigupärast vältimatu. Nüüd ma teen selle undo ja vaatame uuesti, kuidas see asi näeb välja kanalite kaupa. Ja siit tuleb välja, et millegi pärast on näha, et punane kanal on siit otsast täiesti tühi, siit aga lõpeb üsnagi ebaloomulikult ära. Tõenäoliselt on selle pildiga tehtud mingisugust töötlust, mille käigus on punast kanalit nii-öelda nihutatud välja mingisugune, mis ta siis on, võib-olla vähendatud punase osakaalu. Rohelisega on ka kummaline, tundub, et oleks nagu kokku surutud keskele ja sinine kanal on võib-olla veidikene vasakult väljas. Nüüd mida sellega teha annab üks lihtsamaid tööriistu, mida ma küll üldiselt kasutada ei soovita, aga mis näitab väga hästi ära, kuidas on selle pildi värvid tasakaaluga, on auto. Siin on selline nupp nagu auto ja mis see teeb, on siis see, et kui ma eelnevalt näitasin selle nihutamist siin ühiselt, siis auto käib ja nihutab need algustesse, lõppudesse läbi 3 värvi, kõikides värvides paneb siit niimoodi paika ja sinine. Et ma panen natukese jõhkramaks, et kõik need töötlused hetkel on üle pingutatud selleks, et oleks võimalikult hästi tulemust näha. Aga nagu näha, sellise puhul muutus selle pildi tonaalsus väga valeks. Küllap see pilt oli juba enne mingisuguse nihkega ja see järgnev töötlus rikkustada veelgi. Nüüd me panime paika värvialad, järgmine asi, mis tuleks paika panna, on hall. Ja selleks on jällegi kõige mugavam kasutada siit sellist pipetti, mis lubab määrata hallipunkti ja meil selle pildi peal on ka väga hea, meil on olemas siit võimalik leida mõni punkt siit selle vuugi pealt, sest ma usun, et see vuuk peaks olema igal juhul hall. Ja nüüd ongi siis tehtud meil esimene paari liigutusega muudatus pildile ja erinevus on selline. Ehk me saame pildi, kus koheselt on sees oluliselt rohkem elu. Nüüd tuleme siit siis okeiga välja ja vaatame edasi, mida sellega teha. Järgmine on reeglina on image adjustments kurves ehk Ctrl-M ja see on siis selline, millega on võimalik tõsta pildi kontrastsust, muuta teda vajadusel heledamaks, tuua mingit toone välja. Nüüd, kuidas seda siis teha? Mul on üks harjumus lülitada alati niimoodi, et must oleks vasakul ja heledam paremal. Sest et smükkpiltide puhul on see reeglina nii. Ja siin on võimalik teha näiteks niimoodi tumedamaid tumedamateks, heledamaid heledamateks.
mis see tähendab, tõstetakse kontrasti pildis, eks ju. Me võime ka teha sellise kõvera, mis teeb pilti tumedamaks või sellise, mis teeb heledamaks. Kindlasti on alati soovitav kasutada just nimelt kõveraid selleks tegevuseks, sest et tööriistad nagu brightness ja kontrast lihtsalt on liiga jõhkrad, sellised liiga lineaarsed, et see annab sellise sujuvama tulemuse. Sellest, miks brightness ja kontrast ei tohi kasutada, on mul üks eraldi jupikene pilti või videot. Nii, aga siin me saame siis vaadata, kuidas see pilt paremana tunduks, me võime neid punkte siia peale palju lisada, ainuke asi, mida ei tohiks teha, on see, et kui me ajame kusagil jupi väga vertikaalseks, siis kipub tekkima vajadus kusagil ajada ta jälle üsnagi horisontaalseks, ehk pilt läheb lamedaks. Kõik need vahemikud siin hetkel siis umbes pooltoonidest kuni kolmveerandtoonideni antakse ühele väga kitsale pildi vahemikule ja sellest tekib selline posterisatsiooni efekt. Nii ei ole hea. Kui kurv tuksu läks, siis saala alt klahvi muutub cancel resetiks, me saame kurvi sirgeks tagasi. Nii, aga teeme siis seda puhku näiteks, et lisame natukese kontrasti juurde, et saada seda pilti selliseks särtsumaks. Erinevus on siis võrreldes algsega selline. Nii, kontrast ja nüüd järgmine tööriist on see, et vahetevahel tundub, et mõni värv ei ole päris õige. Näiteks, kas see roheline on sobivat värvi salati roheline. Ja siin tasub nüüd jälgida seda, mis on siis siin infopaletis kirjas. Kuigi pilt on ise RGB režiimis, siis on võimalik nendele pipettidele võtta erinevaid väärtusi. Mul teiseks on võetud siis tsmõkk. Ja siin on näha selle värvitooni koostis, et millised värvid siin sees on. Ja kui me vaatame, siis tegelikult on siin rohelisest tekib suhteliselt kiiresti siis magenta, ehk ta läheb selliseks vanemaks roheliseks. Ja samuti võib-olla võiks siin tomatis olla mõnevõrra vähem tsüaani, et ta oleks kirkam. Ja selleks on niisugune tööriist nagu Image Adjustments Selective Color, kus meil on võimalik siis võtta siit pildist erinevad toonid, näiteks punased, ja punastes öelda, et me sooviksime võtta vähemaks tsüaani. Ehk seda tooni, mis on siis see määriv akromaatiline komponent, mis muudab pigem tumedust. Ja seda tõepoolest saab teha isegi juhul, kui me töötleme pilti RGB režiimis. Punastest, rohelistest võiks jällegi võtta maha veidikene magentat, saame ta selliseks kirkamaks. Ja rohelistest võib-olla ka natukese tsüaani maha võtta, et oleks selline salatim roheline. Kuidas on? Näed, sellised muudatused toimuvad. Ja niimoodi, kui meil on pildis rohkem toone, siis me saame teha rohkem muudatusi. Nüüd mõistagi kõik võimalikud muud töötlused, näiteks antud puhul ma arvan, et me võiksime võtta kätte ja kloonida veidikene siin seda kastet, sest et see roheline asi tekitas seal mingisuguse hallituse mulje mulle, et ma ei arvan, et see ei olnud päris hea lahendus. Nii, ütleme nüüd, et pilt on sellised igasugused üldised töötlused on tehtud. Mul on võimalik siin kasutada veel sellisel puhul näiteks konkreetse ala siis helendamiseks või tumendamiseks tööriistu Dodge, Burn või siis värvikontrasti, värvi jerksuse muutmiseks SVAM-i, aga selle pildi puhul pole midagi teha. Mida kindlasti on mõttekas pildiga teha, kui me nüüd seda pilti plaaniksime kasutada mitmes kohas, siis oleks paras hetk ta salvestada ketta peale, sest et see on töödeldud pilt. Kui meil on nüüd vaja teha lõplikku versiooni, võib-olla see ainult üks kuju või võtamegi lahti ketta pealt selle salvestatud versiooni, siis järgmine asi on kroppimine,
ehk kadreerimine. Mina soovitan kadreerimist teha alati niimoodi, et me kõigepealt kadreerime pildi vajaliku suurusesse, väärapära suuruse, paneme näiteks 6 cm lai ja 4 cm kõrge ja siis tõmbame mingisuguse raami. Hetkel see ei ole küll väga adekvaatne, aga meie demonstratsiooni rakenduseks piisav ja klõps. Nüüd on see kadreeritud ja nüüd on meil võimalik image size'ist kontrollida, mis on tulemuseks olev resolutsioon. Tuleb välja, et antud puhul pärast kadreerimist selle pildi resolutsioon on isegi täiesti adekvaatne juhtumisi, nii et me võiksime sellega selliseks jätta. Kui resolutsioon on väiksem kui meie poolt soovitav, siis pole midagi parata. Niibi seda pilti nii suurelt kasutada ei saa. Täpsemalt suuruse rehkendusi vaata resolutsiooni ekraaniviisorist. Aga kui me oleksin näiteks 600, siis me võiksime siia nüüd lüüa sisse 300 ja siis selle resolutsiooni alla tuua. Aga hetkel me seda ei tee. Läheme pigem järgmise punkti juurde, mis on selle pildi teravustamine, mis sageli võiks toimuda samuti pärast seda, kui me oleme selle pildi juba õigesse suurusesse viinud, sest et teravastamise puhul filter, sharpen, unsharp mask on meil need parameetrid, mis siin toimivad, on sõltuvuses või nende mõju sõltub sellest, kui suurelt me seda pildi kasutame. Nii et ei ole mõtet ühele suurele pildile teha teravustamist ära ja siis panna seda kasutusse plakati ja millegi muuna, sest siis võib olla teravustamine kas liiga tugev või liiga nõrk. Ja ma soovitangi pilti vaadata üldiselt võib-olla sellise mingi 50% suurenduse all, sest sellisel puhul see vastab enam-vähem sellele, mis ta trükki läheb. Kui meil on 300 punkti on pilt, 150 jolt on raster, siis nende suhe on täpselt samuti 50%, et siis me näeme, kuidas see teravustamine reaalselt välja paistab. Ja siin on parameetrid on siis see, et kui tugevalt teravustada, kui me paneme seda peale, siis on näha, et muutub pilt oluliselt teralisemaks, kusagil on see piir, kust maalt ta hakkab tunduma silmale liiga teraline, raadius, kuna see, mida teeb teravustamine, on see, et ta moodustab tumeda ja heleda ala piirile sellised nagu vaod tumedamale poolele tumedama, heledamale poole heledama, siis see raadius on nende laius, üle 1 piksli ei maksa seda panna. Ja see ongi nüüd see koht, kus siis tuleb välja see, et kui 1 piksel on selle vao laius, siis kui me pilti pärast suurendame, vähendame, võib see vagu ära kaduda. Ja threshold, milline on see minimaalne erinevus, mille puhul, heleduste erinevus, millisel puhul teravustamine rakendub. See võiks olla kusagil selline 4-8. Efekt on see, et siis ei teravustata asju, nagu näiteks antud hetkel see kahelkivipind, kus võib mingisugust kõikumist sees olla tänu lihtsalt filmimürale või kaameramürale tumedamas otsas. Nii, ja okei, nüüd ongi see pilt selles mõttes valmis, et võime järgmise liigutusena teha talle edit convert to profile ehk teha sellise lahutuse, nagu me soovime. Nüüd tasub loomulikult tähele panna, et need lahutuse käigus võib tulla meil esile veel muudatusi. Ehk meil mõned värvitoonid võivad muutuda, kas siis kahvatumaks või heledamaks, tumedamaks. Et sellisel puhul võib olla vajalik teha kerget kurvidega korrektsiooni veel ka pärast värvilahutamist. Aga ma kindlasti soovitan sellised radikaalsemad muudatused jätta aega, kus töötlus toimub veel RGB-s, sest et muidu on meil võimalik keerata nässu värvilahutus parameetrid. Ja nüüd vaatame, kuidas meil hamburger seda puhku välja kukkus, võrreldes siis sellega, mis oli üks varasemaid töötlusi. No ma ütleksin, et isegi minu varasemast töötlusest
oluliselt etem tulemus seda puhku. Aga ma tahaksin teile näidata ühte viisi veel selle pildi töötlemiseks. Ja see on see, mida soovitab kasutada Dan Margulis. Dan Margulis on selline tegelane, kes õpetab just nimelt värvitöötluse teemasid ja väga hea raamat on tal Professional Photoshop. Ja tema soovita ütleb, et väga vale mõte on nüüd selle pildi puhul siis hakata tegelema nende detailhaavalt selective coloriga, uurida histogramme, vaid kõike tuleks teha lihtsalt kurvidega. Ja see on omaette üks pikem jutt, aga ma näitan selle lihtsama otsa ka siin seda puhku ära. Nimelt mõte on selles, võtame siit korraks, ma teen ühe teisenduse, teen levelitega, mis on siis seesama automaatne korrektsioon, et siit on meil hetkel nüüd lihtsam oma jutuga edasi minna. Ja mõte on selles, et sama asi, mida on osalt vaja selective coloriga töödeldes selles eelmises meetodis, ehk hinnata värvide koostisi. Näiteks kui me vaatame siin rohelist ja näeme, et selles rohelises on palju magentat, siis me saame aru, et siin pildis on midagi valesti. Ja kui me vaatame siit seda neutraalset halli, siis me näeme, et neutraalses hallis on millegipärast tsüaani ja magenta suhe küll jah, võib-olla enam-vähem õige, kollast on väga vähe ja samuti kui me vaatame siin musta, mis tuleb välja, ka mustas on kollast väga vähe ja magentat võib-olla veidikene liiga palju. Ja nüüd siis tulebki võtta ette need samad kurvid ehk kõverad ja hakata neid siis nende alusel siis nendega pilti muutma, mis on seejuures vaja teha värvikanal haaval. Nüüd mul on siin RGB's pilt, ma tean, et oluliselt mugavam on mõelda värve, et smükis, sest see on see, mida me oleme lasteaias saati õppinud segama. Cyan plus yellow annab rohelise ja nii edasi. Aga on selline lihtne nipp. Nimelt, kui siit vaadata, siis need värvid on vastavalt sellised vastandvärvid ja sisuliselt me võime RGB's töödeldes mõelda, et R on vastab tsüaanile, G vastab magentale, B vastab kollasele. Ja sellest lähtuvalt hakata siin siis nüüd mõtlema, mida me peaksime tegema. Ja käib see nii, et leiame see pildi pealt ühe tumedaima koha. Ma eeldan, et see on kusagil siin tagapool. Ja mida me näeme seda, et kollast on seal vähevõitu ja magentat võib olla veidike palju võitu, sest et tsüaani ja tsüaani magenta kollase vahekord peaks olema selline, et tsüaani on rohkem, magenta ja kollane on omavahel enam-vähem võrdsed ja neid on igal juhul oluliselt vähem kui tsüaani kusagil 50 juures on see erinevus kusagil 10%, mis see vahe peaks olema seal üleval pool mõnevõrra väiksem, aga selline üle võib-olla 4-5% võiks ta ikkagi olla, et see paika läheks. Nii, ja võtame siis kollase, ehk antud puhul kollasele vastab blue ja paneme siit ühe punkti. Me saame vaadata, kus kohas täpselt selles pildis see tume asub. Näevad, see on see kont, kus meil siin see tumedam ots asub ja me saame siin tumedamas otsas siis vaadata, kuidas me paneme niipidi läheb vähemaks, kui silmaga juba näha, niipidi tuleb juurde, eks ju. Paneme siia peale, näeme, näed juba oluliselt lähemal läinud, siin on 73 on parempoolses tulbaseks. Me tõmmata ka siit tagasi, et keskkoht ei muutuks, aga
aga jah, 73 võib-olla peaks isegi veel natuks võtma alla poole. Nii. Nüüd vaatame edasi, kus meil mis meil teised värvid, me ütleme, et tegelikult me võiksime üritada lähemale minna hetkel demos, ma ei hakka siin lähemale liikuma. Samuti me võime otsida üles mõne heledama koha. Näiteks selle pildi kahjuks päris valget ei ole, aga küll on olemas need seesamiseemned, mis on, mulle tundub, et natukese liiga punased kipuvad olema. Meil on võimalik võtta ette punane, magentale vastab roheline, rohelise ette, mis vastab siis magentale, mis meil tundus vale olevat. Vaatame, kus kohas meil siin see probleem on. Aha, need mingites sellistes toonides ja tõmbame siit seda natukese maha. Nii. Ja vaatame, mis meil peaks, näed, oligi siin läks väga kenasti, läks see juures ka salat paika paremaks oluliselt. Nii, näiteks salat liiga võib-olla veidikene. Ja niimoodi me mängimegi käies värvavad vaadates, vaatame, mis siin halliga on. Üldiselt must, valge ja hall on sellised põhitoonid, millega peaks tegelema. Vaatame, et hallis on meil samuti meil on tsüaan ja võib-olla veidikene üle, et tsüaan on siis see, mis on red, eks ju. Vaatame, et tsüaani veidikene maha. Vaatame, et maha, nii siia palju tuli maha. Näed, oluliselt paremaks läks juba kohe. Ja kesktoonides peaks ka siiski kollast lisama. Et ma kollase panime niimoodi paika, et me peame kollast siiski juurde panema. Naksti. Nii. Ja antud demonstratsiooni eesmärgil ma arvan, et sellest piisab. Nagu näha, on võimalik sellega ajada pilt paika. Ja mis on hea, me teeme seda niimoodi, et me korrigeerime tervet pilti ühe tervikuna, sest tõenäoliselt, kui siin pildis on mingisugune probleem, siis loomulikult esineb see mitte ainult ühes toonis ehk rohelises, vaid samast veast on rikutud ka teised värvid. Ja tulemus on, ma arvan, et loomulikum kui selle esimese menetluse puhul. Aga sellega me selle õpetuse lõpetame. Kogu see piltide kurvidega töötlemine ja põhjalikumad meetodid, kuidas pilte paremaks teha, on täiesti eraldi koolituspäeva teemaks.